Meil on noa ja kirveviske märklauad kaias püsti, et ma annan noad ja kirved, mida saab sinna külge kinni visata, et sotsiaalse aja keskel saab seda ka teha. Et siin on märklauad, et ma maalisin märklauad, et need olid tegelikult kellegi uksed, mis tulid lammutuspuiduga mulle, et puidu vastuvõtu klient tõi mulle need. Viimati ma tegin Tommy Cashiga mitte muusikavideot, vaid mingisugust teistsugust videot, mille pealkiri on Pornhub Home. See video oli selline sürrealistlik interjööri video, kus tehti alasti inimestest mööblit. Ja siis ma mängisingi erinevaid mööblikomponente. Kogemus iseenesest oli selline lõbus, välja arvatud juhul, kui pidi nagu sellist pikemat aega mingisugust ebamugavat poosi hoidma. Tšau! Läheb täna peoks, hurraa! Väike tervisejook, eks ole, sobib ja muidu ma pole üldse näitlemisega tegelenud. Minu lemmikala on sport ikka. Ma olen ikka tulnud auga välja teeninud. Olin 15-aastane, kui tulin esimest korda Eesti noortemeistriks maadluses. Ja maadlus on mul olnud ikka tõsine ala. Seal ma olen saanud medaleid ja värke. Aga näitlemisega ma lihtsalt uskumatult nüüd vanas eas. Ma olen aasta tagasi läinud Jaanika Johanseni grupi teatrisse Viimsisse, aga ma kukkusin läbi, ma põlesin läbi, ma vist ei olnud valmis nii suure pingega ja kõige selle valmistada, aga ma tahaks väga näidata tulevikus midagi veel proovida teha. Ja. Tead, ma tahaks rentsida mõisa ja teha mingi väga laheda mingi eksortsismi filmi, aga ma ei tea, kas see mul õnnestub või mitte. Õudukas, aga ma tahaks ettevalmistus teha mõisas, et me kogunes seal kõik kokku mingi nõukaeline mõis võiks olla veel Eestis kuskil renditud välja, kus me saaks trenne teha ja organiseerida teatrilavastusi. See oleks väga lahe. Ma armastan näitlemist, ma armastan seda juba lapsest saadik, et minu esimene koolipäev juba algas näitlemisega ja ma olen saanud rahvusvahelistes suurtes filmides olla nagu Twins, teha seal maailmakuulsa Teresa Palmeriga Austraalias koostööd ja meie Eesti seriaalides ja mul on ka suur õnn olnud õnnes 2 korda olla. Julgege unistada ja tehke seda, mis teile meeldib. Mul läks endale üldse meelest ära, et täna on siin pidu, vaata, õnneks Andres helistas mulle, ütles, et siin on pidu, et tule, vaata, et ei pea kogu rügama tööd teha, vaata. Ja siis ma ütlen, no miks mitte, vaata, see on tegelikult hea variant, vaata, ja siin on palju tuttavaid nägusid, kohe hea on siia seltskonna sulle, Teiki oli mulle muidugi üllatus, kas teda ma ei osanud siin oodata. Mulle meeldib see seltskond, kes siin kokku tuleb, et see on, alati saab see pulli ja lõbus on ja igav ei hakka kunagi vaata ja filmindus samamoodi, pärast on huvitav ekraanilt vaadata, et kuidas see kõik toimub seal ja et üks asi on, mis sa näed seal võtteplatsil, teine asi on, mis sa näed pärast ekraanile, et need on hoopis erinevad vaatepildid. Täna siin oleme me tulnud siis harrastusnäitlejate kokkutulekule siia Lasnamäe lõppu ja siin ongi kõik toredad inimesed koos. Mis meid ühendab, ongi see võtetel käimine, sest et alati on nagu nii äge, kui on vanu tuttavaid, siis meil on omad naljad ja alati on äge loomulikult uusi tuttavaid saada. Üks daam tuleb mu juurde, fotograaf ütleb, et teeme sest pilti. Issand ja tegi must sealt võib-olla 10 pilti või mis see oli. Ja siis naised tulevad veel ligi, et kuule, miks sind pildistatakse. Ja ma ütlesin, ma ei tea. Ja ei läinudki kaua aega mööda, kui mind kutsuti ja tehti Konstantin Pätsiks, presidendiks tehti. Ja siis suitsu ma hakkasin tegema merel. Siis kui ma, seal oli see maksuvaba tubakas, eks ole, soodne. Ja kurat, kõik tõmbavad ka, ma alguses hoidsin eemale, nagu saatanast hoidsin eemale. Aga siis ikkagi kurat ja hakkas tõmbama. Kui sa ikka 4 kuud oled merel, sa hakkad tõmbama. Ma ei ole kunagi vastu, mulle meeldib vastu võtta pakkumisi, kui ma saan kuidagi kasulik olla. Muidugi loomulikult arvestades minu võimeid. Juhani vanaema juba elas siin teise maailmasõja ajal ja siis siin on kuuli auke on saanud see maja ja siis
need majad on pihta saanud kuulidega ja siis Juhani vanaema on tooderdanud kuskil mingeid saksa sõdurid seal kuskil, kes on pihta saanud ja... Võimalik küll, ma tean seda lugu, et ta mattis 2 surnud sõdurit kuhugi, aga ma ei tea kuhu. Hobi näitlemisega on see, et sa saad täpselt teha seda, mida sa tahad ja täpselt nii palju, kui sa suudad midagi välja anda endast. Mu südamel on see, et ma leidsin just oma eluarmastuse ja ma tahaks veel palju beebisid teha. See on minu mõtetes praegu. Aga no Eesti elust, ma ei tea, ma parem ütle, muidu ma hakkan roplendama. Eesti elu on rahulik üldiselt. Et kui sa suudad nagu otsusega kokku tulla kuidagi, siis täitsa saab hakkama. Et mina jään siia, hoolimata kõigest. Aga jah, niimoodi on need aastad lähevad kiiresti ja vaata, kui ei tegutse, kui kohe ei võta kinni, siis aeg läheb mööda. Pärast on hunnik kahetsust ja seda ja kõike. Ja siis mõtled küll, et kurat, et head asjad oled käest ära lasknud õigel ajal, kui oli vaja teha. Kui on pakkumine, siis tee ära ja kasuta võta carpe diem, eks ole, kasuta päeva, eks ole.